kuulsin, et läksid siin teravilja juba väetama, aga läksid standardväetise andmetega, et äkki teeks ühe väikse kontrolli, et kutsusin ka spetsialisti siia, et paneks selle masina ikka paika ka. Kuna masina mõned hooajad tööd teinud, siis kindlasti võiksid olla väljakülilabad, sellised, et ei oleks auke sees ja pragusid. Kui vahetad traktorit, kindlasti hüdrotootlikkus, et kettad saavutaksid õiged pöörded vajalikel tingimustel. Kui need tingimused on kõik täidetud, siis ei olegi muud, kui saamegi õiged väetise andmed pulti sisestada ja teha siis kontrolltöökäigud, et vaadata väetise lenduvust. Et igat väetist tuleb ikkagi kindlasti kontrollida ja ma arvan, et selleks Amazone puhul ma arvan, et on hea nende mattidega teha, et paneks need matid maha ja teeks ikkagi 3 töökäiku sisse ja mõõdaks ikkagi reaalselt ära täis kogu tehnolaiuselt. Mis sa arvad? Ja sobib. No nii, Margus, mis sa said tulemuseks? No, andmed on sellised, et tuleb 2 numbrit natukene muuta, sisselaskesüsteemi ja puiste suunda. Näed, kui tähtis on ikkagi mõõtmised teha, et olgugi, et standardandmed on ees olemas, aga näed, aja jooksul ikkagi need natukene muutuvad, et väga tähtis, et sinul on ju 36 meetrit tehnorada ka, et ega sa ei taha, et seal keskel sõle ja taga tehnorajal oleks siis lamandunud vili hooaja. Jaa, ma olen täitsa nõus. Aga lähme muudame, oma äpiga saab lihtsalt seda teha. Tegemist on Prantsusmaal toodetud Lat Nitrotseni väetisega, Mai Nitras 27.4 kandtüüpi väetis ja tegelikult siia kõrvale teeme välja ka siis Eesti, ütleme, kvaliteet standardi, mis on kõrge kvaliteediga 27.4 väetis, et kui me need kahte võrdleme, et mis sa välja oskaksid tuua? Ma ütleks, et mõlemad väetised on väga head väetised, et mina siit vahet ei leia. Kõige tähtsam on see, et mõlemad lendavad 36 meetrit vähemalt ja rohkemgi. Mõlemad väetised on tolmuvabad, ideaalne põllumeestel kasutada ja mis on põhiline, neid saab seadistada erinevate masinatega, need jooksevad väga hästi välja. Ja kui me nüüd siit lähemalt vaatame, et siin on ka 4 päeva juba tööd tehtud Scandagra toodud väetisega, et kui me näeme, siis külvik on ka tolmuvaba, et see garanteerib, et see väetis on kvaliteetne ja ütleme, standardtüüpi väetisega on samamoodi, et nad on kvaliteetsed väetised ja nendega on lust tööd teha.